Tere! Meie siin. Ahoi. Appi! Mina ütlesin ilusasti. Ahoi! Ahoi! Ma olen kantrimees. Nii. Me tõmbame pingesse ära kohe. Kuge, aga me ei ole tegelikult nii ammu teinud seda ju. Pole tõesti Meil on teinud. pikk paus jäänud nagu Teed liiga pikk. sisse. Ma ei Palju oska on? praegu. No on ikka, No kuu ikka aega on minu jah, arust. Vähem. Mida me ütleme üldse? Mida Ei ütlema tea, ei peab? tea. Me ei ole ju Oota, praegu on nii, nagu Me ma ei hakkaks praegu uuesti tegema. detsembris salvestanud. Jah. Jah, ühesõnaga, meil on siin nüüd viimane osa. Ja me esimest korda salvestame niimoodi, et ala, et täna salvestame, homme läheb üles, vaata. Juhu. Ei, täna on 29. Jaa. Meil on siin sokikesed, mul on kirjas siin eat me. Mul on siin spoon me. Ma ei taha öelda, mis mul on. Lick me. Lick me. Ja Big Nicks Energy. Saime need endale läbi Blenderi koostöö, mis me tegime Blenderi jaoks. Aga neil oli koostöö Nixiga. Ja ma olen kogu aeg mõttes kaasas olnud selle koostööga. Ja. Lihtsalt Tallinn on nii kaugel. Tegelikult me oleme siin peale jõule enne aasta vahetust, et tuua teieni selle hooaja viimane osa. Selle hooaja viimane. Ega siin praegu pikka juttu ei ole. Ma arvan, et meil on teile jällegist osa lõpus on sooduskood. Nii et kuulake lõpuni. Ja praegult hakkame siis teie paari lugu küsimust lugema, et siin... Jah, et siis on jälle, olete meile põnevaid küsimusi ja lugusid kirjutanud, et... Ja et kui eelmine kord ma teadsin kõiki lugusid, siis seekord ma ei ole mitte ühtegi lugenud. Ja. Ma ka vist mitte, kõik sa oled Mina või? ei ole ka. Okei, no vaat siis on... Mul ei ole aega olnud. Nii et nüüd tuleb... Me tulime töölt. Me käisime vahepeal Prantsusmaal, ootasime Me käisime Pariisis, ootasime teid selle Eiffeli torni all. Tuli keegi ka või? Tuli küll, palun šampust, palun Kas sa veini. nägid? Me tegime laivi. Sinu kohta küsiti isegi laivis. Kus Maarja on? Me tegime Instagramis laivi. Muninad podcasti või? Jah. Miks ma ei näinud? Ei, ma oleks tahtnud täiega näha. Me olime siis seal loomapargis nagu. Mitte loomapargis, aga mingi skulptuuride pargis. Dinosauruste loodusmuuseum. Loodusmuuseumi pargis, kuhu praegu oli tehtud siis siuke nagu... mis see film on, kus need dinosaurused on? Teed küll? Jurassic Park. Ja siis need olid kõik need Iidama aja loomad olid toodud sinna mõnusalt niimoodi suurelt, hästi värviline, veits plastikune. Aga kaua te tegite seda laivi seal? Mingi 10 minutit. Ma arvan, et me ei teinud nii kaua, ma arvan, et meil läks vähem kui 10. No igatahes 10 minutit ja see oli selle mõttega, et öelda, et kuulge, me ei jõua kella 12 Eiffeli torni juurde. Näeme õhtul kell 9. Et need, kes ootasid, et läheks siis koju ja tuleks tagasi. Et nii jooge midagi sooja ja tulge tagasi. Hakkasime minema, aga meil jäi tee peale nii palju põnevaid asju, et me jõudsime alles õhtul sinna. Oota, kui kaugel te olite Eiffeli tornist? Me olime metrooga 20 minutit või? Jaa, aga jala meil ei olnud. 2 tundi. Ei, aga jala minu arvates 1,47. Kas see oli mingi 7 või 8 kilomeetrit, mis me vaatasime või? Okay. Ta ei olnud kaugel. 4. Suht pikk maa. See ei olnud kaugel. Ja suht pikk maa. No mulle paistis Eiffeli torn aknast. Aga me võtsime ka selle järgi sest me ei teadnud midagi Eiffeli torni või me ei teadnud midagi rohkem Pariisi kohta kui Eiffeli torn. Ja siis me olime, et näeme sinna lähedale. See on üks vaatamisväärsus kohe kodu kõrval. No me olime nagu ikkagi Pariisis, aga nagu siukses külakeses. Et nagu Nõmmel, vaata. Okei, aus. Aga no endiselt nagu kuna Pariis vaata on sellest mitmest nagu Sibul on ju oma erinevate nende ringidega, siis jah, me olime seal sisemises Pariisi ringis ikkagi. Kui ma eelmine kord käisin, siis ma olin sealt sisemisest nagu nats väljas ja siis oli see sõit veel pikem. Ja siis oli ju see... Kuule, meil on nii palju lugusid, oota.
meil oli niimoodi, Nii. et me läksime metroo peale, no me sõitsime, me elasime põhimõtteliselt enamus ajast nagu maal, sest me sõitsime metroodega, vaata. poed on ka ju maa alla mitu seda, noh, Louvre samamoodi maa all ju. Päriselt? No selles mõttes, et ei, et ta on vist seal, ma ei ole tegelikult seal mitte kunagi käinud sees, aga sa ju näed, et püramiidid on, siis ma olen kogu aeg mõelnud, et huvitav, kas ta on seal nagu lossi sees või on see ka maa all. Ma miskipärast ise olen, ma ei tea, kuidas see on, aga ma kuidagi kujutan ette, et seal on ka raudselt maa all mingi osa. Okei, ja siis olime seal metroojaamas, hakkasime metroo peale minema. Nii. Ja siis Triinu just ütleb, et või noh, on rääkinud terve reisi, et ma ei taha uste vahele vaata jääda, et siin lähevad uksed nii ruttu kinni. Ja siis mina nagu hüppan metroosse sisse, vaata, inimesed on idioodid, seal ei lähe eest ära, vaata, pead suruma, on ju, et saada hüppad neist üle. Mina hüppan nendest inimestest üle. Üle hüpanud tuli mul täpselt ees. Kas see on see, kui te hüppasite Lottemaal üksteisest üle või? See pissikaka lugu. Ma võtsin just... Olgu, vabandust. Seal oli hoopis pigem see, et noh, inimesed ei lähe nagu ukse eest kaugemale, seega sinna metroo ukse ette tekib nagu tropp ja uksed läksid niimoodi, et Kets astus sisse ära ja ma lihtsalt ei mahtunud ja sain uksega, siis mõtlesin, pekki, mul on nagu külg sinine on ja siis Kets läheb, ma veel ja mina mingi olen seal metroos hirnun on ju ja muidu need prantslased, kes seal olid või noh, need inimesed üldse ei hirnunud, aga siis mul olid seal nagu 2 meest, kes nagu nägid seda, et mis nagu meil juhtus, vaata. Ja siis me hirnusime, ma helistasin Triinu, ma tulen järgmise peatuse. Ma veel ütlesin, et oota, et me võime nagu enda peatusesse ära sõita, et saame seal kokku. Ei, ma tulen järgmises, ma ei tea, kas ma olen õige metroo peal. Mul oli nii naljakas, ma mõtlesin, ma lasen ennast jälle täis. Issand, kas see oli vist see, mis te mulinad sinna story'sse panite ka ju? Ja seda ma nägin, siis ma olin ka mingi appi. Aga mida me mulinad story'sse ei pannud, oli see, kui me viimasel päeval hakkasime tagasi nagu sõitma rongiga lennujaama. Kõik ülejäänud päevad, kõikide metroodega, no välja arvates see, et Triinu uste vahele jäi on ju. Kõik muud asjad, metroode, rongide, kõigi ühistranspordiga oli okei. Ja viimasel päeval, kui me sõidame siis lennujaama rongiga, siis täpselt nagu enne meie peatust, eelviimane peatus siis, meie peatus oli viimane lennujaam. See on 2 lennujaama peatust siis selles esimene meie läksime teises. Et oleneb, kus kohas sul lennuk läheb ja siis, aga see vahe oli mingi 20 mintse. See oli räigelt pikk vahe. Ja siis enne meie peatust järsku tunneme mingi haisama. Kõrbekas on ja siis tegime veel nalja selle üle umbes seal. Ja siis, nii, palun minge kõik rongist välja, see rong enam edasi ei sõida. Rong puhtas eesti keeles. Ja siis läksimegi kõik välja, vaata. Oleme seal, no tore on inimestega, räägime. Ei rääkinud, istusime sinna maha, ütlesime, et lähme järgmise peale, et sinna ei ole veel me läksime õnneks niivõrd suure varuga, et rohkem kui see 2 tundi varu on, et me jõuaksime kohale, et vaatame, kuidas need rongid lähevad ja nii edasi. Et kunagi ei tea, kui see on siuke tipptunni aeg on ju keset teisipäeva kuskil kell 5, ma arvan, et kui ma oleks auto või Bolti või ükskõik mille muuga läinud, siis me vist polekski kohale jõudnud. Aga see ei olnud veel kõik. Tuli järgmine rong ja siis öeldi, hakkasime peale minema ja siis öeldi, oodake, ärge tulge, see rong ka ei sõida edasi, see läks ka katki. Tal oli hästi tore, tal oli nagu mingi linnuvidin sinna ette pani. Tsi-tsi-tsi-tsi-tsi. Ja see oli nii haige see esimene kord, kui see meie rongis tuli, mille longi kõrvekas on sees, siuke kõrbais, ma veel naersin, põleb on ju. Siis tuleb see tik-tik-tiir-titi. Ma veel tantsin seal umbes kaasa, vaata. Ja siis tuleb atentsioone. Issand jumala, kus te... Ja kolmandaga saime. Kolmandaga saime, jah. Teil oli nagu varuga aega, et okei, super. Issa mõni, ma mõtlen, et kes võib-olla läks, et tavai, mul on 5 minutit aega, et jõuda sinna lennukile nagu, siis kui ma või rongi pealt maas olen, see jäi maha ilmselt. Mina pole vist saanud elu sees nii halba kohvi, kui ma sain Prantsusmaal seal lennujaamas. Prantsusmaal halb kohvi. Lennujaamas oli ikka nii halb kohv. Aga kus kohas? Nagu mis? Lennujaamas. Aga kas see oli mingi... Ja Starbucksis oli nii halb toit.
halb toit või? ja kohv ei kohv olnud ka liiga hea, ma Jaa. pean ütlema. ma kodus saan paremat. aga see Starbucks ongi tegelikult overrated ka. see on lihtsalt, vaata, ta tegi endale nime kuskil. aga see on täpselt see, et sa laiendad seda nii paljudesse erinevatesse kohtadesse, siis sa ei tea tegelikult seda kvaliteeti nagu. ega point on ju sellest tegelikult ka, et nad teevad ju seal nagu koha peal, on ju. ehk siis noh, kes paremini teeb ka, loeb, on ju. siit, kallid kuulajad, ma teen teile filmisoovituse. vaadake filmi sellest, kuidas kuidas sündis McDonald's ja kuidas seal see hakkas nagu laienema. just nägin Netflixis seda. see on täiega hea ja seal on täpselt, näitab ka selle ära, kuidas, kui hakkab laienema ja sul ei ole inimest igale poole panna, kes on nagu reaalselt huvitatud selle mingi osakonna nagu kvaliteedist, siis kuidas see nagu langeb ja kuidas seda, mille pärast leiti sinna inimesed, kes hakkasid nagu hoidma päriselt silma peal sellel igal osakonnal eraldi. Et täiega hea, väga hea vaatamine on see film ja mis nimi? Äkki ongi mingi McDonald's, ma ei tea. Ma tahaks ka vaadata seda, see oli minu arust selle mehe nimega. Selle teise mehe nimega või? No, sest vendadelt McDonaldsitelt võeti see ju üle. Tal oli minu arust ta nimi on McDonald's. Selle filmi tähendab nimi. Aga kui guugeldada, anna mulle telefon, ma otsin välja. Oota, ma kohe ütlen pane nüüd kõvemaks, palun veits. Sa mõtled nagu, et sa kuuleksid või? Või ma ei tea, mul on tunne, et ma räägin äkki või et mu hääl on vaiksem, ei ole või? Kusjuures mina kuulen seda sama kogu aeg ja ma mõtlesin, kas mul töötab vahepeal. Okei, davai. Nüüd mul on norm. Nüüd mul on norm. Asi on mütsis. Asi on tulime just Miami Beachilt supitamast. Ja Miami Beach. Welcome to Miami. Okei, otsid ma olen nii segaduses siin kahe peal. Üks saab oota, ma otsin. Tavai, Keits, otsi välja ja siis me peame hakkama lugust lugema. Jah, hakkame lugusid ka lugema. Jah, õnneks me saame panna, et Pariisi seiklused ka selle osa pealkirjaks. Jah, sest et sai mõned head pärlid. Keits ostis endale need vilkuvad Eiffeli tornid on ju. Ja siis temaga saab turule minna selles mõttes. Selle nimi. The Founder. The Founder. The Founder. Jah, igatahes väga hea film on see. Aga et Ketsiga saab turule minna sellepärast, et ta hakkab kohe tingima. Tuleb mees, must mees juurde, ütleb hello beautiful woman, would you like to have it ja siis 10 ja siis Kets on nagu no 5 ja siis kuidas ta seal rääkis selle põhimõtteliselt esimese eest sa vist maksidki 10, aga sa said 2 lisa on ju ja teise eest sa maksid 7-20. Aga esimese hinnaks ta vist ütles mingi muuga, kas ta võis öelda nagu mingi 15 või 17. Võib-olla. No. Igatahes ta sai need lõpuks kätte palju-palju odavamalt, kui neid pakuti ja siis me hakkasime minema sealt Eiffeli torni juurest minema. Egiptusest tulnud, muidugi ma oskan kaubelda. No mitte nii värske enam, aga. Igatahes läksime sealt Eiffeli torni juurest ära järsku vaatame terve see kari, kes seal kõik müüs, nagu kogu see kett, kelle juures sa maksta said ja nii edasi. Nagu ikka vennad reas süksed on ju. Need jooksevad järsku, kõigil on kotid täis, neid vilkuvaid Eiffeli torne on ju ja siis vaatame, politsei oli seal, politsei oli korjanud terve hunniku neid ära ja viskasid prügikasti. Ja siis Kets oli nagu, andke mulle, ma tean, mida nendega teha. Nad ongi see, et nad vist tegelevad või nagu ebaseaduslikult müüvad vist, neil ei ole mingit luba. Arvatavasti luba, sellepärast, et vaat need, kes olid nagu seal teise tänava peal ja müüsid ja keda politsei nägi, siis nendest ei tehtud nagu väljagi ja need müüsid jumala rahulikult edasi. Issand, mõtle, kui hull raiskamine see on ka, vaata, nad teevad ja siis politsei viskab prügikasti ja mul hakkab paha. Palun rohepööret. Selles mõttes ma saan aru, et võib-olla ei pea seal Eiffeli torni all neid müüma, aga minule väga sobis see, sest ma tahtsin seda osta, ma olin mitu päeva rääkinud sellest, et ma tahan neid vilkuid. Ja nägi mõnda last sellega, siis ta ütles, kus ta sai, ma tahan ka. Ja siis meil tuldi seal alkoholi ja suitsu müüma. Ämbri sees olid veinipudelid, võtke, vaadake, et teil on hea siin Eiffeli torni all. Ma ütlesin, no, we haven't like... Meil on isegi videos see, kuidas me ütleme, no thank you.
Sest keegi pakkus, kui te filmisite samal ajal midagi ja siis. ei, see oli see Eiffeli torni müüa, ma olin ühe Eiffeli torni suure ära ostnud koos 2 pisikesega, onju. Nii, ja siis tuli nagu me tegime just videot, siis tuli teine nagu nende pundist vaata, et osta veel on ja me oleme nagu no thank you ja siis panen video kinni. Oota, wait, I want one more. Need oleks videos content. No thank you. mina ei ostnud Ärge endale palun tülitage mind. vilkuvat Eiffeli torni, aga ma nägin, et Ketsil oli isegi Lottemaal üks kaasas. Kogemata. See oli kogemata. Ei, see oli kogemata. Ma võtsin kogemata kõik kaasa ja jätnud ühtegi enda koju, kuigi ma tahtsin koju jätta. Oh my god, please sponsor us Paris Perfume ka nagu. Yeah. Sest et me oleme Ketsiga. Okei, vabandust. Teema switch, mul tuli lihtsalt Pariisiga meelde. Paris Perfume. Sest ma tahtsin küsida seda, kas sul on Good Girl kaasas või? Mul on otsas see. Kuigi ma käisin nüüd Ketsile külas ja siis ma nuskisin need kõik ära ja siis ma ütlesin, neid kõiki lõhnu ma tean. Ja seda ma tean. Ja seda ma tean. On ju samasugused, eks? Nad ei ole omavahel nagu ühesugused, aga nagu... hästi tuttavad lõhnad olid need kõik. Et saaks nagu varem neid nõustanud, on ju? Ma ei mõelnud, et mitte samasugused, vaid nagu, et on nagu originaalile suht minu arust. Ja. Reaalselt. Oota, Good Girl on sul otsas või? Viskis pudeli minema ka juba või? Ja ma kasutan praegu kokkomat masel. Ja kes ei tea siis, et millest nad räägivad, siis on mingisugune selline pood nagu Pariisi parfüüm, kus sa saad nagu osta siis järele tehtud sarnaseid lõhnasi palju-palju odavamalt, kui on originaalid. Jah, varsti tuleb selle sooduskood. Okei, ei tule. Tahaks küll, et nad meid sponsoriks, sest et... Kuigi nad on nii odavad. Jaa, no minu jaoks need on täiesti nende raha väärt. 8 € on üks 30 milliliitrit pudel. Need on reaalselt sama lõhnaga, mis need päris lõhnad. Vähemalt nii palju, kui ma tellinud olen, nii palju, kui Kets tellinud on. Sa oled ka tellinud juba või? Ei, mina ei ole. Okei. Mul on praegu veel kasutamata enda oma. Jah, see on aus. Ma juba mõtlesin ka, et kuidas sa selle nii kiiresti pära kulutasid? No ma ei tea, mul suht suva. Oled sa näinud, kui palju ta seda peale paneb? Ta teeb niimoodi, et ta hommikul paneb peale, siis läheb natuke aega mööda, siis ta ütleb, ma üldse ei tunne. Ja siis hakkab uksest välja astuma, siis oota. Aga reaalselt ma... Ei ole nii. No, kuigi ta tegelikult päriselt ka ma küsisin isegi ta käest, et kuule sul otsas ei saa, et sa paned nii palju seda peale, aga ta ei lõhna vaata nii tugevalt, kui võib-olla originaalid, siis läberast, et ja originaalid nagu on tugevam. Kui ma ikkagi originaallõhna peale panen, siis ma tegelikult tunnen seda lõhna ikkagi kaua, on ju, et ma ei ütle, et ta nagu ei püsi peal, ta püsib küll, aga ta ei ole niivõrd vänge, kui on originaal. Aus, aga mul oli üks päev niimoodi ka, et ma lasin vist 5 korda ja siis ma tundsin nagu hullult seda lõhna ja siis ma mõtlesin, vist panin liiga palju ja siis ma püsin käed ära, kui ma sain seda lastud, et ma panin vist liiga palju, aga ma ei tea. Ma ei tea, kõik inimesed räägivad nii erinevat juttu, sest üks päev ma läksin tööl, on ju, olin endale hommikul, siis üks ütleb, et oh my god, sa oled täna nagu mingi lõhnapilv, vaata. Ma olin nagu, oh my god, mis seda terve päev käis. Nagu issand, sinust kohe lähed mööda või midagi, kui siuke lõhnapilv üleval on ju. See on nahka juba kinni sisse läinud. Teise käest küsin, kuule, kas sa tunned, kas on tõesti nii tugev või? Ei. Aga inimeste need lõhnatundlikkusretseptorid on ka nii erinevad, vaata. Mina olen hästi lõhnatundlik tegelikult. Jah, kuulge, aga loeme nüüd kirju ka. Ma ei tea, kas me pudeli ka avame täna. Jah. Kõik on uus septembrikuus, ma ütlen. Mul on siin kohv. Kuule, mõtlen. Jah, kohv. Ma nii ootasin, et saaks. Jah. Peale pikka tööpäeva. Kuulge, ma võtan vist, ma loen äkki esimese kirja, ma võtan selle tagasiside kirja, mis on meil tagasiside seal selles kaustas. Olgu, teeme niimoodi. Muidu see läks vist meelest ära, see oli see mingi Ameerika lugu. Kas küsimus tal ei olnud? On ka üks lugu. Ja tava selles on ka. Ja tava selles on ka üks lugu. Nii et meil on 3 lugu. Meil on 3 lugu. Alustades nendest. Jah. Hakkan lugema juba. Vist mitte. Vist mitte. Vist mitte, teeme enne. Jah, pauk poole pealt. No nii. Raputan ka. Ühesõnaga, ära, jah, raputa. Suuna kaamera poole. Ära jama. Ei! Oota, ma kardan, et see lendabki. Mine tean, et autos kaasa loksunud. Opa! Hurra!
meil on loos ka lõppenud juba ja mulinad käest. Veel pole võib-olla kätte saanud. Transpordiraskused on meil praegu. Unprofessional. Ja unprofessional. No ma ei arvanud, et noh. Nii keeruline see saatmine on. Jah, et see saatmine on keeruline on. Ma lootsin, et on ikka autoga võit. Ei, nali. Väike nali. Oota, ma annan lähemale. Anna, pane lähemale, jah. Mida keegi täna ei teinud seda. No nii, olgu lämmis kokku ja hakkab pihta. Järgmiseks aastaks, järgmiseks hooajaks palun sponsorid, kellel on siirad, sugar-free joogid. Ja näiteks vitamiine ära. Või kokasiiro. Jah, nii. Cheers! Teeme üle õhu. Ei võime jõuludel ka kodus seda. Meil on mai joonud. Seda on peale tööpäeva nii hea juua praegu, ma vaatan. Ma olen nii palju seda joonud. No me joome tõesti, jah. Mina jälle jagasin. See las sugar zero. Oot, see ei ole sugar zero, jah? No, sellepärast ma ei joonud seda jõuludel. Ja, aga kuna me juba siin järgmisest hooajast ka rääkisime, siis meil tuleb ju väike paus, aga tuleme peale pausi ikkagi tagasi ka. Okei, no räägime siis ära. Ma jään Eestisse. Jaa, Keets jääb Eesti. Miskipärast mul ei peas see teine asi, mis lõppu jääb meil. Keets ei lähe ära. Ma ei lähe ära, ma jään Eestisse, aga... Või... Aga väikese pausi me teeme siiski. Ja pausi teeme siiski. Veebruaris tuleme ilmselt tagasi. Jah, vot nii. Aga räägime kõige lõpus. Kui on uueks hooajaks, tähendab, meil on uueks hooajaks nagu 5 sponsor kohta veel alles. Ja veel on vaba 5. Noh, ülejäänud 5 on juba kinni. Et kes soovib, siis võib veel saab kirjutada. Nädala. Coca-Light. Coca-Cola, Coca-Light, Fanta Sprite. Oota, kas see oli mingi laul? See oli see mingi video, mina mäletan ka seda Coca-Cola. Kuidas see käis? Ei tea. Kuidas see käis? Ma ei mäleta ka. Siis õpime selgeks, kui Coca-Cola siirame ja siin on lava peal. Kes üldse Coca-Cola teeb? Coca-Cola. Teebki lihtsalt Coca-Cola või? Neil on Eestis ka mingi... Coca-Cola. Mingi nagu filiaal või? Filiaal. Jaa. Otsuse filiaal. Ei, ma ei tea filiaal, kas see on õige sõna. Okei, ma hakkan siis lugema. Räägime siis lõpus pärast selle, et miks Keets jääb, jah? Ei, no seal ei ole midagi rääkida. Võib-olla neid ei huvita. Kui huvitab, siis veebruaris räägime. Küsige siis mu käest. Õige, võt veebruaris küsite. Nii et olge nüüd õnnelikult. Küsige, mis juhtus. Midagi ei juhtud. Aga teemegi sellele eraldi. Küsige, mis juhtus. Ma olin lihtsalt just nagu Ei midagi. Jah, ei ma räägin, et küsige, mis juhtus, siis veebruaris saate teada. Kuule, kas on aus, teeme sellele eraldi osa sellest, sest... Kes on midagi tarbinud või? Kas sugar, mõjub mulle nii. Esimene kõne või... Esimene kiri. Ma liitan oma mikrofoni välja. Pagi Keetsi Vikkerini. Olgu, nii. Ma kuulan. Elasin siis USAs ja seal ongi pikemad otsad ning mul oli siis just auto katki ja pidin date'ile Uberiga minema, kuna kutil ka autot polnud. Niisiis juhtus nii, et Uberi äpp mu telefonis ei lasknud mul taksot tellida. Mingi jama oli ja mingil põhjusel just siis ka üks teine äpp ei töötanud. Seal pidi vist enda profiili verifyma ja see võttis aega. Igatahes kutt siis pakkus välja, et tellib mulle enda telefonist ja see läks siis $30. Kohale jõudes oli meil megatore koos, käisime restoranis söömas ja minu arust ta kohe, kui teenindaja tuli, võttis kaardi ja ütles, et maksab. Pärast läksime taksoga tema juurde, siis maksis ta jälle takso eest. Meil oli lõbusöö ja hommikul läksin taksoga siis koju jälle ja maksin ise mingi $25 või mis. Ehk siis ma kulutasin üle $55, et date'ile minna. Anyways, minu arust juba taksoga date'ile sõites kutt ütles, et kas saaksin talle selle raha tagasi saata. Tal endal TikTokis üle 600,000 followeri ja tundus edukas minu arust, aga ei tea. Võib-olla oligi see $40 restoranis polnud, sulgudes polnud fancy ja takso minu eest palju maksta.
aga muidu vist juba teel sinna teidile sain oma taksoäpid korda, nii et hommikul sellega jama polnud. aga igatahes siis teinekord läksin veel tema juurde ja jälle maksin takso edasi-tagasi umbes $50 ise. Ma tagasi mõeldes mõtlen, et miks läksin üldse. Sulgudes meenub, et sel päeval läksin tegelikult muu asja pärast tema linna, aga mõtlesin, et miks ka mitte, kui ma juba seal olen vist, sulud lõpevad. Aga rõhutan, et meil oli väga lõbus ja tore ning rääkisime, viskasime palju nalja ja nii edasi. Üks ikk, mis mulle meenub, on see, et hommikul ta ärkas enne mind ja hakkas mingi TikToki filmima. No, tal on ikkagi, ta jälgijad ootasid uut videot. Ma ei oska seda kirjeldada, kas see oli lihtsalt ikk. Pärast muidugi nägin seda videot ja see oli väga naljakas. Lõpetuseks me ei näinud rohkem. Mul vist tulid uued tuuled ja see oli pea 2 aastat tagasi ja ikka vahel kirjutame, flirdime ja nii edasi. Alles hiljuti kirjutas, et tahaks mu USAsse lennutada, aga ma ei taha riskida, et pärast raha tagasi küsib. Oota, aga ma ei saa vahepeal aru nagu siin, et Minul ta küsis... huvitab üks asi. Ma tahaks teada, kes see 600,000 followeriga on. Jaa, appi. Mina olin ikkagi teadlik sellest loost. Sellest ma ka olin. See, jaa, ei. Ma ei tea, kas Kets luges seda mulle kuskil ette või kuidas ma seda tean. Kindel, et te seda podcastis ei lugenud? Ei lugenud. Ma ei tea. Me vist lugesime Prantsusmaal seda Imperi. Ja. Sest et ma vist ilmselt saatsin siis, et see, sinna on tulnud üks ja see oli ilmselt ka date'ide ajal, ilmselt keegi kirjutas siis lihtsalt tagasiside alla. Aga jaa, ei, ma tegelikult ei saa päris täpselt aru, et millest? Kutt ju selles mõttes tegi toidu välja ja ta küsis ikkagi taksoraha tagasi, nojah. Miks ta siis? No need on need TikTokerid, 12-aastased. Ehk siis põhimõtteliselt... No ma ei usu, et ta 12 oli. Ja ta alguses ütlesid, et ta võib enda telefonist nagu tellib enda telefonist, on ju. Ja ta maksis ka takso eest, on ju. Okei. No nagu mõlemad siin vahepeal maksid midagi, et ma ei näe nagu, ma ei tea, ma ei näe nagu siin selles mõttes midagi nagu valesti, et kui ta nüüd tagasi küsis, siis see on ja veits nagu nõme, kui ta oli alguses nõus maksma, aga kui siin on see, et üks maksab, ta maksab sinna takso, on ju, kutt maksab teidil, pärast maksis takso tema juurde, on ju, siis see tundub kuidagi, et ma ei tea. No ta läks teist korda ka sinna teidile, aga nagu tulnud see kutt siis nagu maksnud selle eest, et neil lõbusöö on. Ja miks see kutt ei tulnud sinu juurde siis näiteks? No seal võis ka olla see, et tal oli, ma ei tea, ta elas kuskil kellegagi koos, et ta ei saanud nagu, ei olnud vaba place'i. Kes see on? Vahepeal ta on ju nagu nii välismaalane, nii et võib öelda. Kas ta ütles... Ja me sind ei tea nii, et... Vahemaa ka, et või kas seal on lihtsalt taksohinnad nagu kõrged või see vahemaa on ka pikk? Aga ma mõtlen, kui pikk... Pikemad otsad, jah. Pikemad otsad. Ehk siis oli pikk ots. Palju meil lennujaamast kilomeetrid olid, sest meie takso maksis ka? 20 euri. Ei olnud 20 euri. Palju ta näitas? 40 või 70. Okei. Sinna vahemikku olemas. No siin oli palju ka. Kui võtta, kui kaua me juba nagu ainult rongiga läksime, on ju. Aga ma ei oska kommenteerida. Okei, kui ta teinekord läks, ma vaatan, et siis maksis see nagu tüdruk ise takso edasi tagasi, siis oleks küll võinud nagu kutt pooleks maksta. Alati ei peagi kommenteerima, tore lugu. Tahame teada, kes on see kutt. Alati ei pea ainult kutid ka maksma, splittimine on ka okei. Ei ongi, ma mõtlengi, et siin teises oleks võinud ka kutt pakkuda, et ta maksab. Aga kui sa oled 600,000 jälgiga TikToker Ameerikasse? Kes sa oled? Who are you? Who are you? Mina ei maksaks seda taksot. Tule ise mu juurde. Kus sa fannida tahad? Issad, kui sul on 600,000 seda jälgijat, siis sul on raudselt mingid sponsorid ja mingi hotellituba sponsorlusega saada. Why? Või nagu, miks see peaks probleem olema? Aga see on ostetud followerid. Ja ostetud followerid. Mida ma räägin. Samas ka USA on palju suurem riik. Selles mõttes, et neid on ka võib-olla lihtsam saada, on ju. Kas 600,000 tähendab meie juures näiteks 1000? Arvatavasti mitte. Ikkagi rohkem. Ikkagi rohkem. 10 tonni. Ma ei kujuta ette. Aga mis need USA tiktokeritel muidu see followeri keskmine on? Neil on ikkagi 1 miljon.
no siis ei ole suurematel ju on 1 miljon. No siis on 600 tonni ka päris ok. noh, ta on nagu okei, aga ta ei ole nagu me teeme ka, kuule, aga ma küll ei arva, et ma sellepärast nüüd pean, kui ma kutt oleks, siis ma peaksin hakkama välja tegema. Seda on nagu raske öelda selles mõttes, et seal on igasugu muud need küsimused ka, on ju, aga see ei tähenda, et tal on rahaline sponsorlus. Jah, et kui sa oled nagu rikas, et sa ei pea, siis see ei tähenda, et sa pead välja tegema. Ja kes senti ei korja, see krooni ei saa, nii et jah, krooni. Eesti mis kroon. ma selle krooniga ikka teen, mul on eurod. Bring back Eesti kroon. no jaa, aga mulle meeldis see ütlus vanasti, ma ei tea, eurot ei saa või. See kõlab valesti minu jaoks. See on vale. Nii, ma võtan siis. Nii, võta järgmine. Tšau, mulinad. Mul on tatt ninas, pole see kurgus. Ma vaatasin, et sa tegid nii nagu emotsiooniga. Tšau, mulinad! No nii. Tšau, mulinad. Olete saanud oluliseks osaks päevast. Teie kooslust on olnud väga tore kuulata. Näiteks praegusel ajal uurimistöö materjali otsimise kõrval on andnud podcasti kuulamine motivatsiooni. Räägiksin hetkel oma viimase osa Karli loost. Oleme Karliga veel koos, kuid selle suhte jooksul 3 kuud mõistsin, et mul on veel vara kellegagi koos olla, sest ma pole veel unustanud neid mälestusi oma esimesest suuremast armumisest. Oota, sa pead äkki nuuskama. Jah, mul tekkis sama küsimus. Aga mul ei ole nagu tatt ninas, mul on see kurgus. Huvitav, sa lähed nasaali. Nii mõnus. Nii mõnus. Nii hea. Coca-Cola Light! Lõpetage siis mu kiusamine. Hea naer. Andaks, mul on ka hääl ära. Kets on ka ikkagi rasket tööd teinud. Olgu panen mikri maha. Te segasite mind. No nii, räägi. Ma ei loe rohkem. Karli loost. Hakka ma laen edasi. Mõistsin, et mul on veel vara kellegagi koos olla, sest ma pole veel unustanud neid mälestusi oma esimesest suurest armumisest, kellest isegi perele ja sõbrannadele tihti rääkisin. Ja vahepeal tuletavad nad teda meelde ning isegi üritasin leida samu iseloomujooni Karlis. Lisaks tegi midagi väga halba. Rääkisin Karlile oma endisest klassivennast, aga Karl jäi ikka minuga, öeldes, et miks ta peaks lahkuma kellegi pärast, keda ta ei tea. Kas peaksin Karliga hüvasti jätma ja kuidas seda teha võimalikult valutult? Tunnen, et mul on vaja palju aega, aga võib-olla teen haiget inimesele, kes tõesti hoolib, kuid haiget võib teha ka see, kui olen emotsionaalselt teemal. Tahaksin, et oleks lihtsalt õnnelik. Aitäh kuulamast. Palju edu kõigile teile edaspidiseks. Teie arutelud on andnud ideid. Loodan, et aasta jooksul osijavad YouTube, et teie fännid saaksid neid aeg-ajalt kuulata ja meenutada seda imelist teekonda. Kõike paremat edaspidiseks teile ja kõigile teie fännidele. Aitäh! Oi. Aitäh, see viimane osa oli väga nunnu. No ülemine osa ka muidugi. Mitte nii nunnu. Mina pean nüüd mõtlema selle Karli loo peale. Ma seda Karli lugu absoluutselt ei mäleta. Aga good for you, me jääme sinuga, sa saad uurimistööd ilusti edasi kirjutada. Ja, aga point on selles, et kui sa tuletad mingit vana armastust meelde. Mida? Mu kõht koriseb nii kõvasti, et see oli siia kuuldavist. Ma ei kuulnud isegi. Ma sain viimati hommikul ja siis ka väga halvasti. Jah, peame nüüd ruttu ära tegema, muidu Triinu ei saa süüa. Saan ikka. Ühesõnaga, ma tahtsin seda öelda, et kui ta üritab leida samu iseloomujooni Karlis, mis on sellel teisel kutil, siis on veits pahasti no ma vist. mõtlen, et kuna sa juba mõtled niimoodi, siis tead lihtsalt mu tädi listab mulle. See on muidugi jälle see iseloomujoonte otsimine, ka see ei ole halb, et sulle meeldivad mingisugused iseloomujooned ja sa seda inimeses nagu otsid. Et kui see lihtsalt mõelda nagu ümber, et ma ei otsi neid iseloomujooni, mis olid Karlis, vaid ma otsin nagu iseloomujooni, mis lihtsalt Karlil olid ka. No jaa, aga vaata, siis see on vahe nagu. Ta otsib sellest Karlis seda poissi. Ta ei ole temast üle saanud, nii et sa ei pea seda nagu neid iseloomujooni nagu selleks ümber mõtlema. Mul on tunne, et ta otsib seda kutti sealt. Et nagu, kui ta juba mõtleb sellele ja tegelikult tahab nii-öelda Karli maha jätta, siis nagu jätta ta maha ja ära mõtle sellele, et tema saab haiget, vaata. Nagu sa ise ka ütlesid, siis
et võib-olla teen haiget inimesele, kes tõesti hoolib, kuid haiget võib teha ka see, kui olen emotsionaalselt eemal. No ma mõtlen seda ka, et kui ta ütleb, et mõistsin, et mul on veel liiga vara kellegagi koos olla. Kõik on mõistatud siis järelikult, kui sa seda mõistsid, kõik lugu on läbi. Kui sa ise saad aru, et võib-olla see ei ole õige asi nagu koos olla ja sa oled tegelikult nagu sellepärast koos, et sa ei taha lihtsalt haiget teha, siis see ei ole nagu õige asi, mille pärast koos olla. Haletseda ei tohi kunagi kedagi, ennast peab esimeseks seadma. Ja, et sa ei tohi, et oi, no ma olen siis koos, muidu ta saab haiget. ja olen suga koos sellepärast. Ta saab niikuinii, ta saab rohkem haiget, kui sa jätad ta nagu hiljem maha, mitte nagu kohe. Kui sa tahad teda nagu, kui sa mõtled oma peas, et okei, mingi hetk läheb ikkagi lappama. Ise oled ka oma peas rohkem kinni, ma arvan. Mõtled selle sama asja peale, et no ma ei tea, aga äkki meil ikkagi tuleb välja ja siis ei anna nii palju võimalusi teistele. Aus. Nii, ma pean lugema. Loe. Ehk siis jäta maha. Jah, kui suudad. Eks sa ise tead. Kui suuta, soovid sa. Mis laus oli? Coca-Cola. Nii. Oli keskkooli lõpp ning edasine plaan oli kolida teise linna ja minna ülikooli. Leppisime sõbraga kokku, et otsime ühise elamise, et nii tuleb odavam ning et kolime ka siis, kui ei peaks ülikooli sisse saama. Suve algul sõber teatas, et ei koli ikkagi ja jääb edasi samasse linna. Seega ka hakkasin vaatama uut elamispaika ainult endale. Umbes kuu hiljem, ehk suve keskpaiku teatas sõber, et ta ikkagi kolib teise linna ja tal uus elamispaik teiste sõpradega juba olemas. Suve lõpus kolisin ka ise ära. Jäime sõpradeks edasi ja oleme mõlemad nüüdseks juba mitmeid kordi kolinud. Üldiselt polnud väga hull tegu, aga mis arvate sellisest käitumisest? You bitch! So what? Mõtle, kui ta ei tahtnud temaga kokku kolida, et oleks temaga ikka kokku kolida. Mõtle, kui vastik koos oleks neil olnud nii, et... Ja, aga miks ta ei tahtnud, miks ta siis räägib, et kolime kokku? Sest inimesed on idioodid. No seal on tihtipeale see ka, et kas see, et kolime kokku oli öeldud tõsiselt või see oli siuke, et noh, minu arvates tihtipeale sa ütled, ma isegi ütlen vahepeal mingeid siukseid laused, mis ma mõtlen, et täiega teeme on ju, naljaga teeme, tegelikult ei tee ju. Aga et vaata, see on ka see, et ma võin öelda, koos lõpetame, kolime kokku vaata, et ma võib-olla ütlen seda nagu läbi mõtlemata ja niimoodi on ju, aga see teine võtab seda nagu tõsiselt, aga noh, et see võib mõlemad pidi nagu töötada. No jah, aga nad räägivad siin, et nad plaanisid minna koos ülikooli, nad leppisid kokku ja kolivad ka siis, kui peaks ülikooli sisse saama. See tundub nagu pikem vestlus, kui lihtsalt öelda, et nagu pikem vestlus ja läbimõeldud see sama nagu kokkuleppe, siis on nõme. Ma ei tea, see sõber, mina oleks nagu konfrontinud seda. No ma ütlen kohe kõik välja, nagu kui mulle ei meeldi mingi asi, nii et siis ma oleks küsinud selle sõbra käest, et mis toimub, et me pidime koos kolima. Ja nüüd siis sa ütlesid mingi hetk, et ei koli ja nüüd sa kolid mingite teiste inimestega. Lihtsalt, kuigi samas konfrontida. Siis sa saad lihtsalt... Okei, no nüüd on see juba möödunud. No selles mõttes, et see oli nõme käitumine. Nüüd sa jälle tead seda, et okei, et noh, ju siis on niimoodi. Kui asja ei saa muuta, kui see asi ei ole see, mida ma muudan nüüd kohe 10 minuti jooksul on ju, siis pole mõtet liiga palju selle peale mõelda ja enda närve raisata. Tõstata, lihtsalt langeb su sahtli sõprades natukene alumisele poole saatlisse. Prügikasti sahtli kõrval. Prügikasti. Nuusatud seal frätikutega. No ei tea, vaata, ma ei arva seda, et kohe sinna kasti peab ka nagu liiga kiiresti panema, et seal võib olla mingeid teisi igasuguseid asju ja ma ütlen, suvi on alati pikk ja juhtub palju asju ja ei ütle, et ta kohe sellepärast on nagu siuke prügi on ju, et eks tal olid omad põhjused, miks siis nii läks, aga noh, seda ma arvan, et oli nõme käitumine küll, kui ta ei öelnud ka mitte midagi. No ma mõtlen, et kui teile keegi niimoodi teeb, et noh, Kets ütleb sulle, et jaa, kolime kokku, Triinu, kolime, ma tulen Hiiumaale, kolime kokku. Triinu on nagu ei. Okei. You bitch. You bitch. Okei. No kui Triinu... Mul ei mau, mul on kass. No okei.
olgu halb näide. Nad kõik mõnitavad mu kassi, kõik ütlevad, et ta on paks. sa ise ütlesid seda esimese asjana, kui sa sisse tulid kassiga. ma pidin ütlema sellepärast, et ma käisin kodus jõuludeks Viljandis ja siis ma võtsin, kass tuli puurist välja, kõigil on issand, mis tal juhtunud on. aga ta on kohev, ta on nii kohev. Sama kass või? Jah. Ma küll ei saanud aru, tavaline kass. Ei, ma olen teda ikka varem näinud. Ta on lihtsalt peenemana või? Fitimana? kui ta pesus ära käib, siis ta on peen. Sügismasendus. Jah. Sügis. Ta oli väga nukker, kui ta 4 päeva. Meil lõppesid sügispühad. Tal on masendus. Aga oodake, kas teil on veel midagi selle kohta? Selle kohta ei ole, ma hakkasin küsima. Saime filtreeritud. Meil on täitsa tore osa olnud. Minu arust ärme venitage neid nende küsimustega pikemaks. Miks? No lihtsalt. Nagu me alustasime hooaega sellega, et meie osa oli 45 minutit pikk. Lõpetame ka sellega, et meie osa on 45 minutit pikk. Kets tahab koju ära. Jah, ja siis veebruaris saab pikema. Ei, me võime teha veel küsimusi ja me lubasime. Kuule, me oleme lubanud igasuguseid. Meil Triinu pidi tegema oma spetsiali 1000 TikToki followeriga, meil on 1100 followeri. Kas ta on teinud? Kas mina olen seda lubanud, see on mulle peale surutud. See oli clickbait. No vaata, see on sellepärast niimoodi. Mul on hääl nii vastik. Meil on neid küsimusi, aga nagu, kuulge, kui te ise ei tee tööd ja ei küsi meil neid küsimusi, siis millal me vastame? Nemad on kirjutanud ilusasti küsimused, meie ei vasta. Ei ole, see on... Okei, jah. Miks te ei küsinud meilt küsimusi? Küsige meie käest veel küsimusi ja veebruaris. Alates veebruarist vaatame jälle neid küsimusi ja kirju. Ja kirjutage. Kõik teeme veebruaris ära. Vot veebruaris me hakkame tegema alles. Jah, veebruar kõige lühem kuu. Jah. Aga... No olgu. Ma mõtlen. Kas mul on midagi naljakat veel juhtunud? Aga mul on veel öelda üks... Või hakkame lõpetama või? Mõtleme midagi lihtsalt. Kohe tuleb sooduskott ka, kott. Ja ma mõtlesingi seda öelda, et... Aga naljakat. Aga Triinul oli viimane Lottemaa-päev. Minul oli viimane Lottemaa-päev. Jah, 20 terve elu jooksul. No ma selles mõttes ma seda ei ütle, et ma ei tule enam mitte kunagi asendama või et ma ei tee mitte kunagi mitte ühtegi nagu väljasõitu. Ja Triinu saab kolmikud. Selle leidis lihtsalt Kets endal TikTokist. Mul kolmikud Instagramist potato. Seal oli, et sinu teine sealt listist saab kolmikud. Ja siis see oli Triinu. Ma ise veel ei tea, et ma saaks. Aga teie teate? 2025. Ja te kuulsite seda esimest korda siit. Tõesti, ma ei ole seda rääkinud ka. Ma ei võta neid tõsiselt. Ma olen ammu alla andnud kõikide nendega. Mis aastal mul lubatakse, et ma saan 25 miljonit ja... Mis toob aasta 2025? Kolmikud ja 25 miljonit. No kui 25 miljonit tuleb, siis ma võin kolmikud küll saada. Kui 25 miljonit tuleb, siis ma kohe kindlasti ei saa kolmikuid. Ei no, nagu kui sul on valik, kas sa saad kolmikud ja 25 miljonit või sa ei saa mitte midagi? Ma ei saa mitte midagi. Päriselt või? Issa, ma saan 25 miljonit, ma võtan lapsehoidja. Kuule, mis nendest lastest saab. Aga sul on nii hea lapsi kasvatada, sellepärast, et sul on ju finantsvabadus. Selles mõttes, et sa saadki olla kodune ema ja kasvatada oma kolmikuid. Ma selle võtaks täiega hästi vastu. That's not for me right now. No sa oled noor ka. Ja, ma olen ju 25 põhimõtteliselt. Sa oled 23 ja 35 on veel aega. Keit, sa oled jah meist kõige, sa oled ikka 10 aastat ja meist, minust 10 aastat noorem ja Triinust 20 aastat. Seda ütles Maarja, mitte mina. Mina olen 23 ja Maarja on 33. Sa oled 15 ja ma olen 35. Keit sai just 15 ju. Jaa. 15 ja rase. Miks mina rasedaks nüüd jäin? Triinul on ju kolmikud. Ootega, mis te... Äkki see käis su kassi kohta? Oi, mul on lõigatud kass ju. Mul
on lõigatud . jah , mu kass ei saa mulle poegi . lõigati paberist kass . jah , no nii , aga Maarja , sinu kord on särada . ja sooduskood on teie ees . alates tänasest . jah , väga tubli . meil tuleb Tinki-Toki video jälle . oota . aga ma ei tee seda , ma ei tee sinu noorimiseks seda , me teeme kogu aeg Lottemaal niimoodi , kui keegi naerab . olgu . nagu Tsako . aga see tegelikult tuli , Bruno hakkas üldse tegema seda kogu aeg , kõiki naere nii tore , et te järgi . kõik teate neid , kellest me räägime ka , te olete näinud neid kõiki ja hooaja Tsako käis jooksul . meil . olgu , nii . alates tänasest . oota . nii , alates tänasest saab Blender , alates tänasest 29. detsembrist saab Blenderist tellides läbi siis Blenderi äpi . valite seal , kus te tahate tellida , panete oma tellimuse sisse , kui tuleb sooduskoodide kinkekaartide koht , siis saate koodi muulinaad suurte või väikeste tähtedega , vahet ei ole ja saate –10% soodustust ja Apollo klubi liikmed saavad –20% soodustust kõikidelt Blenderi toodetelt , välja arvatud nendelt toodetelt , mis on siis juba alla hinnatud . ja see kehtib 29. detsember kuni 2 nädalat . 12 . ei , ma ei tea , ma ei mäleta , aga te olite eelmine kord väga tublid ja kasutasite väga usinasti Jaa. meie koodi iga päev . Nii et niimoodi nüüd- oli Blenderi tagasiside ja öelda , et sellist asja ei ole varem nähtud . jah , täpselt , nii et kui te kasutate nüüd ka ja veel rohkem , siis see tähendab seda , et tõenäosus on suurem , et me saame veel seda nii sooduskoodi et millalgi . midagi te teete hästi . Te olete väga tublid . ma tegin nalja , me oleme siin . Ja me teeme- me oleme , ma olen siin sarkastiline , sest minu ümber on Saara . Saara , energia . Saara Energia . Saara . Saara , Saara . who is that ? Saara . Saara või ? Lemme. või ? Lemme , Sarah , jah . Lemme . lemme . Emme . ja Olgu. temaga me lihtsalt oleme . jah , Niimoodi. nõus . ühesõnaga kasutage siis sooduskoodi 2 nädalat , 29. detsember kuni 12. jaanuar . Moolinad on sooduskood . ja öelge , mis te uues hooajas näha tahate . ja kirjutage ja teeme järgmise osa , palun küsimused siis . hooaja ma ei esimene luba osa . mitte midagi . võib-olla Maarja ostab vahepeal uue auto ja tahab oma autost teha osa hoopis . või Joo, ostab aga uue me- korteri , tahab majalaenust teha hoopis osa . Majalaenust. We can't promise this nagu . ma ostan terve kortermaja , ostan selle Triinu See- kortermaja seal Hiiumaal ära . see beach nokamüts ja beach vibes mõjub väga halvasti . see on nagu väga halvasti mõjub praegu . olgu , aga lööme siis see on see sugar . aitab . ma olen nii väsinud lööme kokku tegelikult . ja ja mul ongi siuke tunne , et me Lähme oleme kõik magama . väsinud , jah . Emme-issi , ma jään Bye. auto tagaistmel magama . ja magama sobib . Tšau. sobib väike kütsikene . nii , palju õnne .